Tere, hea õppija! Mina olen Maria Murumaa-Mängel ja ma töötan Tartu Ülikoolis meediauuringute kaasprofessorina ja selle loodetavasti alla tunnikese jooksul, mis me nüüd koos veedame, selle jooksul püüan ma anda sulle esmase ülevaate sellest, kuidas on võimalik analüüsida visuaale. Ja visuaalid tähendavad siis siinjuures kõike sellist, mida antakse edasi mitte verbaalselt ja mitte kuidagi ruumisuhtluses või muud moodi, mis on jäädvustatud. See tähendab videod, fotod, joonistused, plaadi ümbristest, raamatukaanteni, õpikutes olevatest diagrammidest kuni tänaval rippuvate postriteni, mis iganes on pildiline. Proovime siis vaadata teksti, sõna tekst kui visuaal, sest et ka visuaal võib olla tekst. Foto võib olla tekst, mida saab analüüsida. Hakkame siis minema. Täna mul on rohkelt näiteid ja ma olen kindel, et te suudate ka ise jooksvalt mõelda enda jaoks olulistele näidetele, sest tõepoolest, kui silm muutub teravaks visuaalide analüüsi osas, no siis läheb maailm lahti, nagu kolmas silm läheb kuskil lauba peal lahti. Aga vaatame kõigepealt ühte sellist üsna huvitavat ja imelikku screenshoti, kuvatõmmist paari aasta tagusest ajast, kusjuures see on mingi 2019, 2017, 2018 tehtud kuvatõmmis ühest ERR-i uudisest, kus siis ei räägitud sõjast ega millestki, sest see oli Eesti Meediaettevõtete Liidu selline üldine plaan ja plaani tutvustus. Ja ma küsin teie käest, et kui me vaatame seda visuaali, siis mis siin vastuolu tekitab? See ei ole väga raske küsimus tõenäoliselt. Et millised sümbolid siin koos on? Et ühelt poolt on meil päriselt nagu verbaalne tekst, on ju. Tekst ütleb, Vene eriüksus vallutas Tartu. Väga karm lause tänases päevas. Me näeme sümbolitena sõdureid, me näeme naeratavaid sõdureid isegi kusjuurest, et see ka ju on mingisugune märk millestki. Ja me näeme viipetõlki, kes teeb nii. Pöian üles see sümbol tähendab midagi meie kultuuris. See tähendab mida? Kõik on hästi, vägev, on ju. Kui te oleksite sukelduja, siis te tõenäoliselt teaksite, et sellel on ka veel teised tähendused, nagu näiteks tõmmake mind üles, mul hakkab hapnik otsa saama. Et ühesõnaga, nagu te märkate siit juba, et igal sümbolil võib olla ka erinev kontekst, mis tähendab, et üks ja sama asi võib tähendada erinevaid asju, kui see sümbol tõsta ühest kontekstist teise. Siin aga selle juures on hästi võigas just nimelt see selline vastuolu või see konflikt ülimalt tõsise, hüpoteetilise, see ei ole päris, hüpoteetilise olukorra selline kirjeldus kriisiplaani jaoks ja siis siia juurde pandud selline suvaline viipetõlke pilt. Seda kasutati selleks, et illustreerida seda, et hästi olulised kriitilise tähtsusega infokillud peavad olema viipekeeles dubleeritud, aga kukkus välja päris halvasti. Ja kui me mõtleme, et okei, mis mõttes sümbolid, mis asi see sümbol on? Siis sümbol ongi miski, millel on kujunenud mingid tähendused. Et see asi denotatiivsel tasandil ja denotatiivne tasand on siis see, mida me näeme. Konnotatiivne tasand on siis see, mida need asjad tähendavad. Sest võiks ju öelda, et siin me näeme ühte naist, kellel on rukkilillede ja viljapõldudega must kampsun seljas ja peale on photoshopitud punane nagu värvilaik. Siin on mingisugune torn, kus on mingisugune ring ja kriips peal. Vaadake, kuidas ma kirjeldan. Ma ei ütle, et see on Raekoja torn, ma ei ütle, et see on Tartu keskväljakult pärit, sest et see kõik juba on see, mida ma tean nagu kaastähendustena.
ma näen, et siia on kirjutatud on 420, 420 aeg. See kõik on suuresti selline kirjeldav tasand, denotatiivne, asjad, mida ma näen. Aga nüüd tähendused. Kui me vaatame, et mida need asjad siis tähendavad, siis võib-olla rukkilill ja viljapõld, äkki tulevad eestlus, Eesti sümbolid, selline kodune ja kodumaine tunne. Võib-olla ma tunnen siit ära selle punase laigu, et see oli sotsiaaldemokraatide selline kampaania bränd siis mõned ajad tagasi. Võib-olla ma tunnen siit ära ka, et ahaa, kas see on Tartu Raekoja plats koos selle kellatorniga, on see sealt äkki pärit või? Ahaa, et see on Tartu värk, okei. Ja siis ma võin ka ära tunda selle, et 420 ehk siis 420, 420 tähendab midagi, mis ei ole lihtsalt number. Kes ei tea, mida see tähendab, praegu võite pausil panna ja minna ja guugeldada, mida tähendab 420. Ja sellest tulenevalt näeme, et selles pildis on väga palju sümboleid, mille nagu arusaamiseks pead sa teadma mingeid asju. Ma kahtlustan, et võib-olla selle kampaania meistrid ei teadnud, mida tähistab 420. Küll aga on näha, et väga paljud inimesed Twitteris tundsid ära selle viite. Ja siin ongi see keeruline punkt, et väga sageli märgi looja, sümboli looja, mingi teksti looja teab väga hästi, mis tähendusi ta sinna sisse pikib. Näiteks ma arvan, et see kampsun oli suhteliselt nagu läbimõeldult valitud siia pildile. Aga mõnedki tähendused lähevad meil kaotsi, sest me ei tea asju maailma kohta. Meie kultuuriline teadmine on piiratud. Ja siis ma võin luua asju, mille puhul ma ei teagi, et ahah, tal on selliseid konnotatiivseid tähendusi veel. Nii et märgid ja nende tähendused, kui me kasutame neid oma kommunikatsioonis, nad võivad olla täiesti teadlikustatud ja teadvustatud, aga nad võivad vahetevahel ka kogemata juhtuda üht või teistpidi, mis muudab visuaalide analüüsi hästi raskeks. Sellepärast, et tänases selles kiires loengus, mis ma teile püüan siin anda, ma lähtun sellest, et teadlane saab minna ja võtta mingisugused näiteks meediatekstid ja neid analüüsida oma targa ja teadja pilguga, sest lääne kultuuris, aga samamoodi ka teistes kultuurides, on välja kujunenud mingisugused sümbolid ja tähendused ja piltide esitamise viisid, mis tekitavad meis mingisuguseid selliseid nagu psühholoogilisi äratundmiseid, et ahah, jah. Ma kohe toon teile näiteid ka. Aga teiselt poolt palju on juhuslikku, palju on sellist, et keegi ei mõelnud korralikult läbi või keegi ei teadnud. Ja see tähendab, et seal on nagu seda autori rolli, juhuslikku ja tahtlikku on väga palju. Ja lõpuks oleneb see auditooriumist, nagu siin Joosep on teinud märkuse. Ehk siis, et sul on võimalik auditooriumi liikmena selle mingi sõnumi vastuvõtjana dekodeerida ehk saada aru nendest sõnumitest, mis meile visuaalide kaudu antakse ühel või teisel viisil. Ja sina võib-olla siis lõpuks oledki see, kes annab sellele lõpliku tähenduse. Aga kuna sina ei ole kasvanud kuskil eraldatuses ja inimkultuurist eristatuna või eraldi hoituna, siis tõenäoliselt on sind mõjutanud kõik need multikad, mis sa oled vaadanud, kõik need lasteraamatud, mis sa oled lugenud, kõik need, ma ei tea, Hollywoodi filmid, young adult raamatud, kõik need meemid, mida sa oled näinud, kõik need TikTokid, mida sa vaatad õhtuti enne und, kõik need tekstid mõjutavad seda, kuidas me asjadest aru saame. Ja nendes tekstides on aastakümnete, vahetevahel ka aastasadade vältel välja kujunenud sellised teatud tähendused, mis kanduvad edasi. Mõnikord, siin veel näiteks sümbolite näitel, et kui sa oled enne näinud seda pilti, seda maali, millele see kompositsioon viitab, siis sa tunned selle kohe ära. Sa tead, et see on, pane pausile, mine vaata. See on siis tütarlaps Pärl kõrvarõngaga, on ju. Ja siin on siis tehtud nagu laboris kättesaadavate vahenditega selline nagu pilt või foto, jäädvustatud on foto
kuhu on kompositsiooni mõttes ära tuntavate elementidega tekitatud meile sümbol, mida me juba tunneme eelnevatest näiteks kunsti ajaloolisest teadmisest tulenevalt. Kui ma enne ei ole kunagi seda fotot näinud, ma ei saa absoluutselt, ma ei mõistagi, mis asi see on. Okei, et siin on mingi tops ja mingi pipeti osa, okei. Weird, scrollin edasi, sest et ma ei saa aru, millele see viide tugineb. Ja nüüd ma näitan teile ühte vanemat pilti. See on pärit ütleme ajaloost umbkaudselt aastast 1625. Ja nüüd ma palungi teile natukene nagu mõelda, et mis on see, mida sa siin näed, denotatiivne tase, ja mis on see, mida see tähendab, mida see tähistab, mis need kaastähendused on, lisatähendused. Ja see on see konnotatiivne tase, nagu semiootikas neid eristatakse. Ehk siis, mida sa näed ja mida need nähtavad asjad sümboliseerivad, mis lugu see pilt räägib. Sest kui te pöörasite tähelepanu kunsti ja ajaloo tundides, siis tõenäoliselt, ja teil oli vähegi inspireeriv õpetaja, siis tõenäoliselt te saite teadlikuks sellest, et kui sa lähed nagu galeriisse ja sa vaatad pilte lisateadmistega, et kui sa nagu tead, millises visuaalkeeles tollel ajal räägiti, mida üks või teine asi tähendas, siis sulle avanevad täiesti mingi uskumatud draamad ja ärapanemised, salasõnumid, mida siin mingi kiiliga või mida iganes saadetakse, nõme patroon või midagi sellist. Et siis avaneb sulle täiesti teistsugune tähenduste ja sõnumite maailm. Ja kui me seda pilti hakkaksime vaatama natukene lähemalt, siis mõned asjad me nagu mõtleme välja tõenäoliselt. Isegi kui sul ei ole nagu erilist kunsti ajaloolist tausta, siis sa võib-olla paned tähele, et siin need õunad nagu vähe mädanevad või. Ja siis sa mõtled, et aga miks peaks üks kunstnik joonistama mädanevaid õunu? Miks mitte ilusaid, kauneid? Miks siin nagu asjad nagu närtsivad ja lähevad kuidagi nagu koledaks, plekid on juba peal ja hakkavad krimpsu tõmbama ja miks? Ja ma arvan, et nii mõnigi praegu oma kodus või kus iganes te seda vaatate, ütleb, et okei, et aga äkki see ongi nagu, et kaduv, et kõik mädaneb, kõik kaob, kõik läheb koledaks, kõik, mis on ilus ja värske ja elust pakatav lõpuks kaob, muutudes enne koledaks ja kibestunuks ja mõruks ja mädaks ja hakkab tulema vaikselt seda tõlgendusruumi. Lisame siia veel kõik need putukad, sest et iga selle putuka joonistamise taga on ju olnud töö. See ei ole juhuslik, et oi, näe, liblikas lendas pildid, vaid siin on inimene selgelt näinud nende elementidega ju vaeva, ta on neid sättinud ja mõelnud, kuidas nad olema peavad. Siin pildil ei ole midagi juhuslikku. Kui me mõtleme sellele, kuidas liblikas sünnib, mis ta enne on. Liblikal on sellised nagu erinevad faasid ja liblikad tänaseni, tollel ajal eriti piltidel, tähistasidki ümber sündi ja sellist nagu elu taas tärkamise võimet. Ja kui me vaatame siia näiteks kiilid ja kes see siin on väike sisalik. Kui te nüüd natukene püüate mõelda, et mis aasta, nagu 1625, mis roll oli religioonil, mis religioonid olid, me näeme juba siin nimest, et see on tõenäoliselt madalmaade kunst, et mis religioon siis oli ja mida võiks seal sisalikud ja roomajad tähistada. Et tõenäoliselt hakata nagu taipama, äkki siin on mingi väike saatan või kurat või midagi. Just nimelt, me näeme, et siin tegelikult hakkab tekkima mingisugune lugu. Ja kui me vaatame neid elemente niimoodi pikemalt, siis me võimegi välja lugeda väga paljusid asju siit. Seda, et elu on hetkeline ja kõik möödub. Maised asjad kaovad, hädanevad, ussitavad, on niisuguse lühikese elueaga suures plaanis, paned korvi juba läinud. Ehk siis, et ilu ja elu, ühe inimese elu on selline mööduv, kiire, aga hing ja jumal on jäävad, sest et see kristlik traditsioon siin taga kindlasti mängib rolli. Ja samamoodi, et kõik, mis on hea ja ilus ja värskusest pakatav, noor, kaunis,
inimese hing ka võib siiski mädaneda ja kõduneda, ajaga koledaks minna, saada kompromiteeritud. Et siin on nagu selline muutumise lugu on selles pildis sees. Või siis näiteks, et see liblikad on ju, siin on mitu liblikat isegi, kui te hästi vaatate, nii et see on järelikult päris oluline element olnud, et siin on see uuesti sünnivõimalus, patu kahetsus ja taas nagu selline sellest mädanikust nii-öelda uuesti välja tulemine, selle potentsiaal inimkonnana, aga võib-olla ka indiviidina, ka tühjad karbid, nagu te näete, siin on, võib ju mõelda, et miks on puuviljakorvi kõrval on mingid karbid, on ju, mereandide karbid, et neidki peeti sellise taassünni sümboliks ja joonistati neid just nimelt selleks, et see sõnum panna sellesse pilti sisse. Või siis, siit me ei näe võib-olla nii hästi, ma ei ole siia suutnud väga hea kvaliteediga pilti panna, aga siin on mingi ussike piilub kuskilt õuna seest ja kõik muud säärased asjad. Et see on headuse ja kurja võitlus. See on nagu sinu puhas hing, see puutumata õun ja siis tulevad need mädanikud ja ussid ja sisalikud ja kärbsed. Ehk siis kõik need, kes tahaksid sinu hinge viia sinna tumedamale poolele. Ehk siis see on selline nagu lugu sellest, kuidas käib üks võitlus ühe hinge pärast. Ja kristlusesse minnes, siis me võib-olla saame siin kultuuriajalooliselt ka tõmmata paralleele sellega, et viinamarjad sümboliseerisid Kristuse verd, viimane õhtusöök ja kõik muu selline, õun oli Neitsi-Maarja sümbol. Ja siin on nagu just sellist nagu patu ja inimhinge võitluse elemente. Ja kui me võtleme veel nagu mingisugustele ajaloolistele taustadele, et kus see on joonistatud, siis võib-olla see karp siin oli ka väike vihje sellele, et see on nagu representing Netherlands või et ühesõnaga, et sa tood nagu sisse mingisuguseid viiteid sellele, kes on autor olnud ja kust ta pärit on ja mis tema jaoks oluline. Ühesõnaga, ma olen sellele nüüd väga palju aega kulutanud ja see ei ole isegi mitte kunstiajaloo klass, aga mida ma tahan öelda on see, et kui sa tunned neid keeli, millest sinuga räägivad kunstnikud, fotograafid, kirjanikud, kes iganes, siis sinu maailm läheb palju rikkamaks. Sa näed asju, mida sa enne ei pannud tähele. Ja, palju sellest on selline, et mis mõttes kiil on kurat, mis asja. Mõned teadmised ongi hägunenud ja kadunud ära, et kiili tänapäeval nagu väga kuradiga ei seostata üldkultuuris. Aga maod, ussid, sisalikud, sarvilised, endiselt on ju. Ja see oli nüüd kunstiajalooline, aga tegelikult on võimalik samamoodi analüüsida väga paljusid erinevaid tekste. Ja sotsiaalsemiootika räägibki sellest, et mida tähendavad erinevad märgid ja kuidas need ühiskondlikult on hakanud neid asju tähendama. Näiteks me võime vaadata, ma ei tea, pressifotosid kas või, et keda ja kuidas meile näidatakse, mis hetkest on tabamus tehtud, mis võib seal olla juhuslik ja mis võib olla nagu teadlikult sätitud. Ja nii mõnedki kirjanikud, mõnedki autorid, teadlased on juba pikki aastakümneid tagasi väga nagu selgelt välja töötanud sellised koolkonnad, kus öeldaksegi seda, et iga keel, sealhulgas ka visuaalne keel, on tähendustest tulvil. Ja need tähendused jõuavad meieni tavaliselt alateadlikult. Haruharva teeme me sellist süvaanalüüsi, nagu me eelmisele pildile tegime. Tavaliselt me läheme sellest mööda, aga see tähendus, see, mis meil on tuttav, see, mis lugu ta mulle räägib, mis on korduv element, selle ma talletan oma peas. Näiteks kedagi näidatakse mulle ülevalt alla väikese ja nõrgana, ma jätan selle meelde, see on väike ja nõrk ja ma lähen edasi ja ma isegi ei teadvusta, et ma niimoodi mõtlesin. Ja kui ma pärast mõtlen, miks ma arvan, et ta väike ja nõrk on, siis ma isegi ei saa aru, et teda on järjest mulle niimoodi näidatud visuaaltekstides. Aga lähme vaatame siis konkreetseid näiteid. Mõne aasta tagune pilt siin siis, kui oli koroonaviirus alles meid kõiki pea peale siin tõstnud, siis avaldati näiteks selline lugu. Terviseamet maksab uutele suhtekorraldajatele rohkem kui Popovile ja see oli siis tegelikult päris selline kriitiline noot, sest kriisijuht, meditsiinialane spetsialist Arkadi Popov oli tollel ajal eestlastele väga oluline. Kommunikatsioonijuhtidel tavalist nagu sellist staatust
nii lihtne ei ole saavutada. Ja keda me siin pildil näeme, et selle pildi mõistmine nõuab taaskord päris palju eelteadmiseid. Näiteks tuleb abiks, kui sa tead, et see on Ilona Leib. See on üks Eesti tipp kommunikatsioonijuhtidest. Tuleb kasuks, kui sa tead, et 90-ndatel, 1990 ja sealkandis kuni 2000-ndateni välja, kutsuti ühte tüüpi suhtekorraldust või kommunikatsioonijuhtimist šampanja suhtekorralduseks. Šampanja suhtekorralduseks kutsuti sellist üritustel selliste kõll, haha, meie siin pente inimestega elustiilivärki tegemas. Et see oli niisugune nagu, stereotüüpselt rääkides nagu tegelikult mitte päris suhtekorraldus. Et see oli selline ürituskorraldus ja niisugune nagu, mitte nii strateegiline töö. Ja siin nagu viitab minu meelest see pilt kas tahtlikult või tahtmatult päris mitmele sellele asjale. Samuti näeme, et siin on punane kuulepulk, on väike femme fatale värk, see toimub kuskil mingisugusel vastuvõtul, sellel inimesel on mingisugused märgid rinnas, et palju sellest on juhuslik, aga lõpuni see pilt ei ole juhuslik, sest fotograaf ei käi ju niimoodi üritustel, ei tee niimoodi suvaliselt pilte. Ta ikkagi valib, mida ta kadreerib. Ja seal valikus on palju asju, mis ei ole üldse nagu teadvustatud. Lihtsalt pilt tuleb selline, nagu ta tuleb. Aga paljud asjad võivad olla. Ja see, kas fotograaf tahtis sinna mingi tähenduse sisse panna või ei tahtnud, lõpuks tegelikult ei loegi, kui väga paljud selle pildi vaatajad mõistavad seda ühel või teisel viisil, saavad aru, et see 420 tähendab midagi muud kui 420, kui pöörduda tagasi vana näite juurde. Ja sageli öeldakse siis visuaalide analüüsi kohta, et see on kujutiste lugemine. Et see on nagu lugema õppimine. Et ma samamoodi nagu ma õpin tähti tundma ja saan aru, kuidas sõnad moodustuvad, võin ma ka teada ja õppida tundma visuaalide tähti või neid jupikesi, millest koosneb visuaal. Sest et seal on väga palju asju, mida tähele panna. Üks väga hea raamat, mis siiamaani suhteliselt nagu hästi püsinud, on juba 1996 aastal avaldatud Kressi ja Van Leuveni Reading Images, The Grammar of Visual Design. See on kenasti meie raamatukogudes ka kätte saadav. Ja seal on tõesti väga palju häid peatükke kirjutatud, kus on võimalik keskenduda siis mingitele kindlatele elementidele. Ja ajas teatud asjad muutuvad, aga see on uskumatu, kui palju sellest 96. aastal kirjutatust endiselt püsib. Sest visuaalid, nagu ka keel üldisemalt, kogu see loogika ei lähe niimoodi kiiresti mööda. Sest et ta on kultuuri osa, ta on inimese loodud kultuuri ja artefaktide, see, kuidas me üksteisele lugusid räägime, see on nii tugevalt selle osa, et seda muuta niimoodi kiiresti 1-2 generatsiooni vältel, see ei toimu nii. Aga hakkame siis vaatama, sest muidugi kujutiste lugemises öeldakse, et sa ei saa vaadata ainult pilti, sa pead vaatama seda verbaalset ja visuaalset, sa pead vaatama seda, kuidas räägitakse, tonaalsuseid, kõiki muud säärast asju ja siis sa pead vaatama seda nagu layouti või kuidas selle kohta öeldakse, et kuidas see asi on nagu suhestub nende kõikide teiste elementidega ka. Aga hakkame jutti vaikselt liikuma. Muide, kui te ei tundnud ära seda esimesel slaidil olevat, et mis asi see sümbol võiks küll olla, siis siin on see pilt, millele see laboris tehtud pipeti ja purgiga pilt viitas. Et siin me näeme ka, kui soovite, siis pange praegu pausile. Siin on ka toodud välja, siis hiljem on sellele allikale ka viide, on toodud välja need asjad, mida kriitiline kunsti ajalooline vaade, semiootiline vaade, sotsiosemiootiline vaade võiks jälgida. Et siin on vaadatud nii erinevaid siis vektoreid, mida pidi see pilt jookseb, on vaadatud seda, kuidas valgus jookseb, on vaadatud seda, kuidas värvid omavahel mängivad ja on vaadatud siis seda, et kuidas ta on raamistatud, et kas ta on niimoodi lähedal, sest et see tüdruk on meile suhteliselt lähedal, või on ta meist kaugemalt, mis tähendab, et meile näidatakse juba hoopis teistsugust tähendust. Ja üldiselt siis on võimalik teatud mõttes kasutatakse sellist 3 jaotust, et öeldakse, et need kultuurilised koodid, värvid, kaugused, pilgud, kõik, mis käib selle visuaali juurde, et neid on võimalik 3 metafunktsiooni alla jaotada. Ja need metafunktsioonid või siis ütleme siis nagu sellised nagu tõlketööriistad äkki või nagu
Sellised nagu valdkonnad, mida saab jälgida. Et üks nendest on ideatsiooniline, mis on reeglina siis, kui me räägime sellest, kuidas midagi esitatakse meile, kuidas midagi liigitatakse, kuidas üldse midagi kujutatakse. Siis on seal interpersonaalne. See on siis see, et kuidas see, mis pildi peal on, üritab minuga suhestuda. Milline see meie vaheline nagu kuidagi siuke, kuidas mina suhestun sellega, näiteks selle inimesega, kes sellel fotol on. Kui varsti tuleme selle juurde tagasi. Ja siis viimaseks metafunktsiooniks ütleb Holiday olevat tekstuaalselt. Et see on siis see, et kui sa arvestad ka, et kus see pilt on tehtud, mis selle ümber on, mis on kaadrist välja lõigatud, mis tekst on sellel kaasas, nagu kuidas see kõik nagu sellisesse suuremasse voogu paigutub. Ja nagu te märkate, siis need on väga laiali valguvad kategooriad, mis tähendab, kui te kasutate sotsiosemiotilisi lähenemisi oma lõputöödes, siis te peategi olema valmis selleks, et need on üsna pikad ja sellised tihedad kirjeldused, et te peategi tükkideks kõik võtma. Hakkame pihta ideatsioonilise metafunktsiooniga, ehk siis kuidas inimesi kujutatakse üldse. Ja siin on näiteks üks selline nagu võimalus, analüüsiskeem, kuidas saab vaadata, mis pildil on. Näiteks vaadata, kas seal on tegelased ja siis vaadata, et kas tegelased on kuidagi moodi välja jäetud, eks nad on kõrval, taustal, eemal või nad on kuidagi sellesse pilti sisse arvestatud. Kas nad on seal midagi tegemas, kas see on mittesihiline tegevus või sihiline tegevus, ehk siis näiteks kas ta just, ma ei tea, midagi võtab lahti näiteks või uurib või lõhub puid või et kas sellel tegevusel on mingisugune eesmärk. Ja siis kas ta on seal aktiivne või passiivne tegevus, kas ta näiteks vaatab midagi, kas ta lihtsalt niimoodi nagu unistab kuskil kännul istudes on või midagi sellist. Kas inimene on sellel pildil eriline või on ta nagu üldisena üks massist, üks paljudest? Kas teda presenteeritakse meile kui üksik indiviidi või osalisena mingisugusest grupist? Ja siis siin all tulevad, et kas seda nagu üldist näiteks esitatakse meile kultuurilise liigitamisena, bioloogilise liigitamisena ja kui grupina, kui meid mingisuguse grupi nagu osana inimesi presenteeritakse, et siis kas tahetakse, et nagu nad kõik on üks näidata, et nad kõik on ühtemoodi, näiteks mõelge kõik paraadifotod näiteks, seal on mingi 10 erinevat inimest ühes vormis täpselt sama näoga, nagu et nad peavadki nägema välja nagu üks. Ja, või on nad kuidagi erilised. Ja siin on näiteks üks pressifoto, see lugu rääkis minu meelest kaksikutest ja nagu te näete, siis siin mõningaid asju nagu rõhutatakse sarnasusi, on ju, et mitte nagu indiviid, vaid te olete ikkagi kaksikud, on ju. Aga samamoodi näeme me, et sellel pildil on üks on tähtsam kui teine. Kust sa tead, et ta on tähtsam kui teine? Sellepärast, et sa oled harjunud sellega, et lääne kultuuriruumis esitletakse fookuses asju tähtsamatena kui neid asju, mis on kuidagi mitte fookuses. Sa oled harjunud nägema, et kui miski on esiplaanil pildil, siis sellele peab tähelepanu andma, mitte alustama kuskilt taustalt vaatamist. On ju? See võib tunduda hästi loogilise ja loomulikuna, aga mõnes mõttes on see siiski kultuuriliselt õpitud. Samuti tasub siin võib-olla märgata seda, et kes seisab, kes istub. Kuidas need värvikammad siin ikkagi jooksevad nii sinisesse? Miks neil on mingid lilled peas? Kas need on sellepärast, et nad oleksid ühesugused? Kuulge, paneme teile ühesugused riided ja paneme teile veel pärjad ka pähe. Et siin on nagu väga palju küsimusi, mida küsida. Kehakeel näiteks, kinnine kehakeel on, käed on kinni versus natuke avatum. Mis sellest on juhuslik, mis sellest on mitte juhuslik. Siin näeme ühte pilti, kus midagi jälle avati. Kõigepealt ma juhin tähelepanu siis sellele, et jah, meil ongi ainult mehed. Naisi üldse ei ole Eesti ühiskonnas ja spordist ja huvitud naised absoluutselt. Aga teiselt poolt ka näeme, et siin on nagu fototasandil on kätte mänginud ennast see, et nad kõik on ühesugused, on ju? See tunne tekib siin, et siin on nagu rida poliitikuid, kes kõik tahavad saada oma juppi sellest tähelepanust ja aust ja see tekitabki veel rohkem selle sama sõnumi, siit jookseb see üks vektor, mis on nagu ühendav vektor, on ju. Siin on see põhjus, miks me siin oleme, see on väga hea pilt kusjuures. Ja siis on üsna sarnased mehed kõik usinalt tegemas ühte ja sama asja, mis räägib meile just nagu seda lugu, et kõik on ühesugused. Ja natuke ei ongi.
Siin me näeme, et presidendi kantselei on paar aastat tagasi teinud sellise pildi, kus siis kutsuti vastuvõtule, toona oli presidendiks oli Kaljulaid, kutsuti uurimistööde võistluse parimad õpilased ja nende juhendajad. Kui me nüüd nagu vaatame seda, siis mida te panete tähele selle kompositsiooni juures? Üks on minu meelest see, et majale on antud väga suur tähendus. Vaadake, kui me jagame pildi ära, et kus on inimesed ja kus on maja, siis nagu 2/3 on maja. Miks? Võib-olla et rõhutada, et see oli presidendi juures, et see koht oli hästi tähtis. Et mitte need inimesed, vaid see, kes võttis vastu, kus võeti vastu, milline ilm oli. Aga kui me siis hakkame vaatama siin, mis siin toimub, siis näeme me taaskord selliseid huvitavaid valikuid. Et kuidas siis mehed on esiplaanil, nagu erilisemad, nad paistavad suuremad. Aga et nad ei paistaks liiga suured, siis nad on pandud põlvitama ja kükki. Ja taga on siis nagu rohkem nagu massina naised, tublid tüdrukud. Seegi pilt kommunikeerib meile üht koma teist selle kohta, kuidas elu ja suhted on omavahel reguleeritud. Bioloogilist stereotüpiseerimist näiteks annavad edasi väga hästi igasugused erinevad joonistused, karikatuurid. Ma ei tea, kui paljud teie seast on tennisesõbrad, aga võib-olla te veel mäletate siin ka mõne aasta taguseid juhtumeid, kus Williams pärast siis kaotust viskas oma reketi maha ja oli väga kuri. Ja nagu me näeme, siis siin sellel pildil on Williamsi rass on siin suhteliselt nagu suureks mängitud, on ju? Et tema näojooned on sellised, ütleme rassi mõttes ikkagi väga-väga tugevalt üle pingutatud. Juuksed on niimoodi, on ju? Williams ongi muidugi väga selline imposantne ja väga äge ja silmapaistev inimene, aga siin on näha, et nagu karikaturist mängib alati nagu mingisuguste elementidega, mida ta suuremaks mängib. Aga siin, keda me näeme, mis oli see Jaapani, see Naomi, mina ei ole tennisesõber, on ju. Igatahes see naine on Aasia välimusega. Ja siit sellest pildist nagu siit see ei tule välja. Ta on siin selline blond naine. Et seda ei ole välja mängitud. Siin on. Siin samamoodi, see on väga selline vana pilt, aga ütleme ka nii, et blackface'il ja tumedanahaliste kujutamisel on väga pikk ajalugu. Tegelaste kujutamine ühtse grupina või ühtlustamine. Näiteks on Eesti vastu suunatud propagandas ja ka meie oma poliitilistes võitlustes väga sageli just nimelt mängitud igasuguste natsielementidega ja Eestit on ju natsismis süüdistatud väga-väga pikka aega, eelkõige siis Venemaa poolt. Ja siin vaatame sellest natsivärgist isegi kõrvale, aga vaadake, kuidas on nagu pandud ühte potti, on tekitatud järgnevused. Need kolm on ühesugused. See on selgelt Photoshop ja selline mängelementidega, et me tunneksime ikka ära, et vaata, nad on ka natsid. Vaata, kõigepealt on nats on seal ja siis tuleb 2 natsi veel järgi. Aga siin näeme me Keskerakonna 3 õde, kes on siis 3 Keskerakonna tipp-poliitikut või vähemalt tollel hetkel olid, ma ei tea, millal te seda täpselt vaatate. Ja see pilt nagu räägib just nagu seda, et nad on mingil määral sarnased. Nad on sattunud siia pildile ühesugustena, et neid ühendab miski. Samuti on võimalik sul seda miskit ühendavat luua läbi mingite korduvate elementide. Need on 2 erinevat reklaami. See on minu meelest kaunist ilusast 90ndate lõpp 2000ndate algus. Aga miks ma tahan just neid vanu näiteid siin kasutada on see, esiteks, kuidas ajad muutuvad ja kuidas mõned asjad ei oleks täna enam okei. Vaadake seda põhisõnumit. Muide, huvitav on ka see, et siin on eurooplane suure tähega ja siin on väikse tähega juhtunud niimoodi. Ma eeldan, et seda lihtsalt juhtunud kirjaviga. Aga mine tea, võib-olla mees on nagu suur, ei tea. Aga mis neil seljas on mõlema? Neil on valged kampsunid seljas. Kui te olete õppinud natukenegi kommunikatsiooni, siis te teate, et valge kampsun poliitkommunikatsioonis on hästi tugev sümbol. Kunagi reaalselt oligi niimoodi, et kui poliitik oli millegi nõmedega vahele jäänud ja oli tarvis ta puhtaks pesta, siis tehti pressikonverents, kuhu tuli
süüdlane, süüdistatu valge kampsuniga, sest valge on ju puhtuse ja süütuse värv ja kuidas saaks mees, kellel on valge kampsun seljas, olla ometi halb. Vaadake ka Seenelkäik filmi, vaadake Andrus Veerpalu avalikke ülesastumisi, kui see dopinguskandaal oli tulnud, valge kampsun oli kogu aeg seljas. Vaadake, kes nad veel olid? Kristen Michal on teinud seda valge kampsuni trikki. Kindlasti veel. Pange tähele, see on oluline sümbol ja see on natukene muutunud nagu iseenda irooniaks, et kui teie olete kunagi kellegi kommunikatsioonijuht, siis lihtsalt esiteks ärge tehke ebaeetilist kommunikatsiooni ja teiseks nagu valget kampsunit ma väga ei soovita selga panna üheski situatsioonis, sest erialainimesed vähemalt teavad väga hästi seda, mis asi see valge kampsun nagu mida ta sümboliseerib. Lisaks ka tänu filmidele nagu Seenelkäik laiem avalikkus ka. Jah, ja siin on näha, et see valge kampsun on nagu hästi tugev sümbol, et nagu puhas, bensiin ja puhtus, teate ju küll, läheb ju küll kokku, on ju. Ehk siis üritatakse meile midagi muuta. Nüüd läheme interpersonaalse metafunktsiooni juurde, ehk siis milline suhe tekib vaatajal sellega, mida ta pildil näeb. Ja keskendume praegu fotodele, aga täpselt sama asi käib joonistuste ja muud tüüpi visuaalide puhul ka. Laias laastus, kui te tahate teha näiteks, ütleme, et te püstitate endale uurimisküsimuseks, kuidas kujutatakse noori mehi Eesti paberlehtede esikülgedel, visuaalide analüüs. Tahate teha sellise, lihtsalt teid huvitavad, et kui on nagu noor mees, et siis kas on mingi tüüpsituatsioonid või tüüpviisid, kuidas teda piltidel tavaliselt kujutatakse, mis elemendid seal on ja nii edasi. Siis üks asi, mida te saate vaadata, ongi see, et kas on tegemist seal otse interaktsiooniga või mitte. Et laias laastus saab jaotada siis need pildid, kas seal on tegemist nõudmise või pakkumisega. Nõudmise puhul vaatab inimene otsa. Kui mina vaatan sulle niimoodi filmis või videos otsa, ma praegu pean vaatama siis hoopiski sinna tulukese juurde ja kaamerasse, siis see on personaalsem kui see, kui ma ennast sulle vaatamiseks pakun. Niimoodi ei ole meie vahel kontakti. Ma annan sulle võimaluse nagu vaadata mind loengut pidamas või aknast välja vaatamas või mida iganes me teen. Kui ma sulle aga otsa vaatan, siis see on natuke ebamugav võib-olla, aga see on tugevam kontakt kui siis, kui ma vaataksin kuskile mujale ja peaksin seda loengut näiteks niimoodi. Täpselt sellele mängivad väga paljud meediatekstid. Näiteks, see on nüüd küll lihtsalt võetud videost, aga kui oli Ukraina toetamise kontsert, siis oli näha väga selgelt, et väga paljud inimesed, kes esinesid seal, oleksid ju võinud laulda publikusse, kuhu iganes, aga ei, nad laulsid kaamerasse, sest nad tahtsid seda, et sa tunneksid, et ma vaatan sind, nagu sinu abi on meil vaja. Samuti moefotodel ja kus iganes või Instagramis, kui inimene vaatab otsa, siis see on aktiivsem suhe kui see, et ma pakun ennast sulle vaatamiseks. Siis, kui ma ei vaata kaamerasse, ma ei vaata sulle otsa, sinule vaatajale, siis meie vahel ei saa seda suhet tekkida. Ma olen sinu jaoks nagu objekt. Ma olen miski, millest sa nagu väga võib-olla ei hooli ka, sest sa ei näe, et ma olen nagu päris. Sa ei näe, et minus on olemas see potentsiaal nagu olla sulle võrdne vestluspartner, sest ma pakun ennast sulle. Seda tüüpi reklaamides näiteks, seda tüüpi võtteid näeb hästi palju reklaamides. Ma ei tea, mõelge ükskõik millisele lõhnareklaamile. Minu meelest väga suur osa parfüümireklaamidest mängib sellele. Mina siin nii kaunis, nii õrn. Või siis meeste puhul, mina siin hästi tugev, vaatan kaugusesse oma teraskallide silmadega. Nagu seda tüüpi konstruktsiooni on hästi palju. Siin muidugi üks tõeline tipphetk Eesti kollasest ajakirjandusest, vabandan väga, aga see mängib täpselt samal asjal. Mina, meie siin juhul veel, intsesti hõnguline ka, meie siin sulle pakkumisel. Et vaata, naudi. Me ei ole päris, me oleme sinu vaatamisnaudinguks.
Samuti sotsiaalne kaugus on asi, mida saab piltidel jälgida. Näiteks on sul võimalik vaadata, kas asi on lähedases plaanis, et ta tuleb sulle naha vahele. Vabandust, kui ma nüüd ehmatasin, aga kui miski tuleb hästi lähedale, siis sa tunnedki, et nagu see, mida räägitakse ka, on kuidagi moodi nagu tähtsam või nagu ekstra sulle. See on ainult sulle mõeldud. Et kui miski tuleb niimoodi lähedale ja kui ta veel räägib niimoodi vaikselt ka, siis meil tekib automaatselt suurem huvi selle asja vastu. Võib-olla ka natuke rohkem jälle ebamugavustunnet on ju see, miks ta tuleb mulle siia personaalsesse ruumi sisse, mis siis tegelikult meie vahel on kaamera ja ekraan ja mis iganes, aga see mõjub niimoodi, nagu ta tuleks otse mulle hinge sisse. Ja siin näiteks kinokunstis või mis iganes oli Johnny, et mul lähevad sassi juba kõik klassikud, et see kaader sellest näost nagu sulle hästi lähedalt mõjub kuidagi hästi personaalselt ehmatavalt mingil hetkel. Või siis näiteks, kui YouTuber teeb sellise usaldusliku, ma tahan teile rääkida sellest oma elu kõige raskemast hetkest. Et siis, kui ta tuleb sulle niimoodi lähedale, siis sa tunnedki teda lähemal. Kui ma räägin sulle, et ma tahan sulle rääkida oma elu kõige raskemast hetkest. Versus siis kujutage ette, et ma ütlen seda sama kuskilt sealt toa teisest otsast. Tere, täna ma tahan teile rääkida oma elu kõige kohutavamast hetkest. Kumb sulle rohkem naha vahele läheb? Tõenäoliselt see, kus ma olen sulle lähemal, on ju. Siis võib olla nagu keskmine sotsiaalne plaan, see, kuidas me oleme harjunud inimesi nägema. Ehk siis, et kui inimesed on näha enam-vähem õlad, torso, ülemine ots põhimõtteliselt. Muidugi Zoomi aeg on siin võib-olla isegi midagi muutnud ja see oleks päris huvitav teema, mida uurida, aga üldiselt selline inimese ülemine ots, et seda peetakse selliseks keskmiseks plaaniks ja see on nagu selline tavapära. Ja siis, kui inimesed ei ole meie jaoks enam olulised kui inimesed, vaid lihtsalt üks osa sellest kõigest suurest süsteemist, siis võib kasutada näiteks selliseid väga kaugeid plaane, kus on nagu tõesti nagu mingid sellised nagu superkaugelt tehtud, on ju. Kus see indiviid ei ole üldse tähtis. Siin on lihtsalt tähtis näidata, et see on täna, kes inimesed kõnnivad. Interpersonaalse metafunktsiooni juures saab jälgida veel mitte ainult seda, et kas meil on nagu pilk või meil ei ole pilku ja kas ma olen suurelt või väikselt, on võimalik vaadata ka seda, et millise nurga alt on see kaamera või kes iganes on joonistanud või kus kohas on see asja autor või vahendaja olnud. Kõige neutraalsemaks peetakse sellist nurka, kus meie silmad on enam-vähem ühel tasandil ja me oleme sellepärast võrdsed. Näiteks, kui tehakse lastega intervjuusid, siis väga sageli operaatorid on põlvili. Selleks, et laps ei jääks niimoodi, vabandust, kui ma hakkan mängima sellega, et laps ei jääks niimoodi, vaid et laps saaks ka nagu võrdse sõnaõiguse, on ju. Siis pealtvaatajalikkus on siis, kui on sellise nagu kaldnurga alt. Ehk siis meile esitatakse inimesi kuidagi nagu mina olen kõrvaltvaataja. Ma ei ole selles suhtes otse, vaid ma nagu vaatan nagu uudistes. Vaadake, kui uudistes allikas räägib ajakirjanikuga, siis ta alati vaatab nagu kaamerast nagu eemale. Ta vaatab ajakirjanikule otse ja operaator siis filmib teda kuskilt siit. Vaadake, kui imelik on see, kui ma ei tea, Marko Pomerants järsku pöörab ümber ja hakkab uudistes rääkima. Ei, ma tahaksin siiski rõhutada, et mina ei ole süüdi. Et see on nagu selle 4. seina lõhkumine ja näiteks uudiste žanri juurde või ka kinos. See kuulub ainult väga spetsiifiliste nagu võtete hulka. Siin on toodud mõned näited ka, kuidas on filmides seda 4. seina lõhkumist nagu kasutatud. Aga üldiselt mingites žanrites seda pealtvaatajalikust püütakse meelega hoida. Ja näiteks, kui ajakirjanik võtab teilt intervjuust ja sageli ütlebki, et ära kaamerasse vaata mulle otsa. Siis, kui kaamera on sinust siis üleval pool, on ju, kui kaamera on niimoodi, siis kui ma teeksin selle loengus edasi, et ma nagu terve aja oleksingi rääkinud teiega niimoodi, siis te tõenäoliselt arvaksite minust natukene teistmoodi. Sest ma tunduksin teile võib-olla väiksem, võib-olla natukene nagu õrnem, haavatavam, mõelge veel, kui ma veel tõmban seda kaamera nurka niimoodi ja siis ma terve loengu räägiksin teiega niimoodi. Jah, tõepoolest, te ei peaks vaatama mu lõualotti ja saaksite võib-olla hoopis teistsuguse nagu vaatenurga, aga see ei oleks võrdne. Sest kuidas me tavaliselt näeme, kes on meie jaoks tavaliselt niimoodi? Need on inimesed, kes on väikesed, need on lapsed.
ja lapsed ei ole päris inimesed, lapsed on nõrgad ja lapsed on võimuta. See tähendab, et lapse positsiooni või väiksema haavatava tillukese positsiooni panemine võtab sellelt inimeselt nagu jõudu, tugevust ära. Sest me oleme harjunud nägema ülevalt alla teatud tüüpi võimuta inimesi. Ka pikali, näiteks keegi on peksa saanud, siis vaadatakse ülevalt alla. Teistpidi jällegi, kui ma näiteks oleksin tänase loengu pidanud niimoodi, jah, lõualotti oleks seda rohkem saanud teha, aga et ma oleksin nagu terve loengu rääkinud niimoodi. Ja siis seal on olemas ka veel selline asi nagu interpersonaalne metafunktsioon. Siis võib-olla oleks teile jäänud selline tunne, et ma olen nagu mingisugune võimukas ülemvalitseja, mingisugune tugevam, võimsam, nagu kuidagi kõrgun teie üle, vaatan teile ülevalt alla, teie sitikad ei tea midagi. Et seal tekib hoopis teistsugune võimupositsiooni ja võimusuhe meie vahel. Vahetevahel lihtsalt ruum dikteerib selle. No näiteks Riigikogus fotode tegemine suhteliselt raske, sest seal ajakirjanikud ja fotograafid on lubatud ainult teatud kohtadesse ja mõnikord sa lihtsalt ei saa seda võrdsel positsioonil. Aga see fakt, et juba me kasutame sellist pilti, kus on nagu selgelt alt üles Andrus Ansip, meie kunagine valitsusjuht, kus nagu teda näidataksegi sellise nagu võimsa otsustaja. Siin üks näide veel, Vladimir Putin, kes tegelikult on suhteliselt lühke poiss, aga teda väga sageli fotograafid on instrueeritud, nad peavad natukene alt poolt fotografeerima, et ta paistaks suur, tugev, võimukas, ähvardav, et inimesed kardaks teda. Sest kes kardab sellist juhti? Kõik kardavad sellist juhti. Kaja Kallas siis siin jällegi natukene teistmoodi, aga ülevalt alla. Ja seda perspektiivi kasutatakse ära väga spetsiifilistes žanrites, näiteks, või ma ei pea küll seda lahti rääkima teile, aga väga huvitav on näha ka, et mõned brändid arvavad endiselt, et see on kõige parem viis, kuidas oma tooteid müüa. Palun ärge toetage ei oma rahaga, ega oma energiaga, ega oma positiivsete sõnadega selliseid brände. Lähme edasi. Interpersonaalse metafunktsiooni juurde või tegelikult see läheb juba natukene võib-olla sinna kolmandasse ka kontekst ja kõik muu säärane, et sinna läheb selline tõepärasuse aste või nagu modaalsuse küsimus. Ja siin on tõepoolest hästi palju asju, mida saab oma analüüsi võtta, et sa võid vaadata, kuidas on värve kasutatud, see nii-öelda saturatsiooni siis kasutamine. Sa võid vaadata, kui palju on erinevaid värve, et kas seal on nagu kõik on ühtlaselt beige või on seal selliseid kontrastseid värve, mis elavdavad seda pilti. Kas on tausta näha või ei ole tausta üldse näha, nagu näiteks siin. Kas tegemist on mingisuguste nagu teatud elementide rõhutamisega, Photoshopi kunstivõtetega või mitte, kuidas on varjude ja valgusega mängitud ja kõige muu säärasega. Ja mõned ajad tagasi, täna ma oleksin väga huvitatud sellest uuemast ülevaatest, et mina ise ei ole nüüd tükk aega seda modaalsuse aastat analüüsinud piltidel, aga oma 10 aastat tagasi oli siis näiteks välja toodud sellised 4 peamist modaalsuse sellist nagu kategooriat, kuhu oli võimalik pilte panna. Üks on naturalistlik, mis on nagu foto, et ta peab nägema välja nagu päris maailm. Siis on teaduslik tehnoloogiline, mis on selline nagu võimendatud, selline nagu joonislik, tugevate värvidega, et ma saan aru, et see ei ole päris foto, et see võib olla näiteks mingi mikroskoobi foto, see võib olla mingisugune nagu võimendatud pilt. Siis võib olla abstraktne, mis on, läheb juba siin tegelikult see Obama kunagine valimisplakat läheb natukene sinna poole, et seal on vähe selliseid elemente peale Obama enda näo ja lips ja sõnad, mis on nagu päris maailmaga seotud on. Siin on pigem nagu värvide mängis kunst ja siis võib see olla täiesti aistiline või sensoorne, kus juba ongi sellist ühendust naturalistliku maailmaga vähem. Üks, et Zuckerbergist meil ei saaks nagu küllalt, Zuckerbergi pilt siis siin oli Wired'i esikaanel ja
see ongi nagu, see ei ole naturalistlik, see ei ole nagu päriselt Mark Zuckerberg on saanud peksa ja siis keegi on tast pildi teinud, et see on nagu kunstiline fantaasia, mis võimaldab meil üsna realistlikult maalida olukorda, mida tegelikult ei juhtu. Ja selle märkamine on hästi oluline. Aga siin on siis meil päris härra Zuckerberg kahel erineval esikaanel. Ma tahaksin lihtsalt juhtida teie tähelepanu sellele, et ehkki võte ise ju võib olla suhteliselt sarnane. Võtame selle, see kast olgu või ei olgu siin. Võtame selle elemendi eest ära. Vaadake värvimodaalsust. Esimene on ju, me näeme, siin on rõhk on nendel rohelistel silmadel, sellel inimese näotoon on nagu suhteliselt naturalistlik, on ju. Aga siin juba see kõrval, me näeme, et see on selline tehnoloogiliselt kuidagi võimendatud, ametlik, külm, nagu toonidki, lips paistab siit, et see on juba hoopis teist lugu rääkiv pilt. Sama inimene, suht sarnane kadreering, ma ei tea, soeng on erinev, aga need pildid räägivad täiesti erinevat lugu. Hollywoodi filmid on need, mis meid treenivad, neid koode ära tundma. Kõik, mis on külm, on õudne. Kui te mõtlete õudusfilmidele, siis selline sinine toon on suhteliselt tavaline, olgu see siis The Saw või The Ring või mis iganes klassikalised õudukad on ja tänapäeva õudukad on suhteliselt sarnased. Kuigi tänapäeva õudukatel on tulnud juurde nagu rohkem niisugust sooja halli tooni minu meelest, mingi The Platform ja kõik need ka jooksevad sinna alla. Kuigi Platform oli ka suhteliselt sinine ikkagi lõpuks. Ja teie võib-olla olete praegu entusiastlikumad filmivaatajad kui mina, et ma hea meelega kuulaksin ja saaksin teada selle kohta, et mida te olete tähele pannud, kuidas need konventsioonid on muutunud. Ja siis on muidugi vahepeal kurdeti selle üle, et kõik Hollywoodi filmid on põhimõtteliselt kahes värvitoonised, oranž ja sinine, sest et need on värvirattal üksteisel nagu suhteliselt vastandlikud ja mis tähendab, meie silmale meeldib neid koos vaadata, sest et nad nagu eristuvad üksteisest võimalikult hästi, et sellist sinakat tooni ja sellist oranžikat siis nahatooni nägime me suhteliselt paljudes kohtades. Pluss räägiti sellest, et okei, et tore küll, et nüüd me oleme siis kõik need ajaloofilmid nagu ära seepiastanud, ehk siis see sepification, nagu selle kohta öeldi. Ma olen kindel, et te suudate mõelda vähemalt ühele sõjafilmile, kus on nagu sellised pruunikad toonid. Need on natukene otsapidi värvipsühholoogias, aga värvipsühholoogiast väga suur osa on välja pseudoteadus. Aga midagi on värvipsühholoogias absoluutselt kindlasti tõdest, et soojad toonid panevad meid tundma natukene nagu soojamana, külmad toonid tekitavad meist tunde, et midagi on natukene. Ja roosat seostatakse väga selgelt teatud tüüpi inimestega, rohelist tooni teist tüüpi inimestega, punasest on tehtud seksi, armastuse, ja verevärv ka on ju. Nii et palju sellest on selline meie kehalise olemisega seotud, palju on kultuuriline. Meid on õpetatud sellega, et punane on armastuse ja sensuaalsuse värv on ju. Et see on selline segu sellest, see nurture ja nature jälle, et kas me mõtleme niimoodi kuidagi seespidiselt, geneetiliselt või tuleb see meile pikkade meediatekstidega veedetud tundide jooksul veedetud ajast. Jah, et siin siis võiks vaadata näiteks selliseid suuremaid strateegiaid isegi nendest väikestest tükikestest võivad moodustuda visuaalsed laused, et näiteks kas mulle tehakse kellestki objekt, et ta pilk on ära pööratud, teda näidatakse mulle ülevalt alla ja siis ta on nagu selline asi, mida mina saan tarbida, kellel endal ei ole võimu. Ja see võib olla selline komplekt nendest võtetest või siis distantseerumise strateegia näidatakse kaugelt, vaatab kõrvale, järelikult ta on kuidagi nagu ennast eemaldanud või teda on üritatud minust eemaldada. Ja niimoodi võib neid komplektideks jagada. Komplektideks jagamine on juba selline keerukam töö, läheb rohkem diskursusanalüüsi juurde, aga vahetevahel on väga põnevaid tulemusi. Näiteks on tehtud huvitavaid uuringuid sellest, kuidas poisse ja tüdrukuid esitatakse küll mänguasja kataloogides, küll multifilmides, küll õpikutes ja lasteraamatutes ja väga sageli jõutakse ikkagi ühe ja sama järelduseni, ehk siis poisid on aktiivsed, teevad asju, ehitavad, uudistavad, hüüavad sõpradele hurraa
ja mida teevad tüdrukud, istuvad, kammivad, seisavad, vaatavad, on ilusad. Ehk siis, et juba ka sellised nagu tegevuse tasandil lisada juurde siia kõik need kasvõi nurgad ja objektistamise võtted. Seda võib märgata päris mitmetes kohtades. Oi, vaata, mul vahepeal lenduvad asjad sisse ka. Tekstuaalne metafunktsioon siis püüab vaadata natukene nagu terviklikumalt asju ja seal tuleb rohkem sisse tõepoolest ka sellist, ütleme siis nagu võib-olla kultuurilooliseid teadmiseid, vähemalt minu hinnangul, näiteks või noh, spetsiifilisemaid teadmiseid. Näiteks on selle kompositsiooni osa ja see ju tuleb meile fotograafiast ka ju tuttav ette. Et mis on keskel ja mis on äärtes. Kas kasutatud on seda kuldset kolmikute võtet, on ju, kolmede seadus või on kuldlõiget mulle esitatud. Et seal on palju sellist kunsti ja fotograafia teoreetilist, aga teiselt poolt ka lihtsalt meie kultuuriga seonduvaid asju. Näiteks on märgatud, et lääne kultuuris kipuvad olema sellised progressi, edasiminekuga seonduvad tegevused liiguvad siis vasakult paremale. Ja võib küsida, et miks me näitame, et kui keegi mõtleb tulevikule, siis ta vaatab vasakult paremale. On ju, et ta vaatab nagu sinna poole, kuhu tekst liigub. Seda seostatakse meie lugemissuundadega. Ehk siis meie näeme väga sageli, mõelge ka reklaamides. See halb, paha, no see pesupulber, mis ei tööta, see, mis on X tähega märgistatud. See on tavaliselt nagu, ta jääb siia poole. Et kui meile esitatakse, siis vana on vasakul ja uus, hea, parem, progress on paremal. Ja seda seostatakse sellega, et me loeme niimoodi, et ma hakkan nagu siit pihta ja ma lähen, ma ei tea, kas ma näitan teile praegu õiges suunas, aga kujutage ette, kuidas te loete. Te rida algab vasakult poolt ja lõpeb paremal pool. Ja see tähendab seda, et sa oledki harjunud nagu väga süva tasandil mõtlema niimoodi, et selle vasakul ma juba jätsin maha ja ma liigun edasi paremal. Iga reaga niimoodi. Ja see on võib-olla see kulgemise protsessi alus, et miks näiteks filmides samamoodi väga sageli isegi vahetevahel on märgatud, et head inimesed tulevad sisse ja siis liiguvad nagu tuleviku poole ja pahalased tulevad sisse nagu teiselt poolt ja liiguvad nagu tagurliku ja tagasimineku poole. Et selliseid märke on ka võimalik näha, just eriti liikuvates piltides, aga ka postritel, üks minu lemmikuid ja see on tõepoolest nüüd juba 10 aastat vana vist. See oli leivatööstuse kampaania Leib teeb targaks. Semiootikutel oli siin palju rõõmu, sellepärast, et siin on kuvatud meile siluettidena poiss ja tüdruk juuste pikkuse järgi. Ka need on meil kultuuriliselt kodeeritud asjad ja viisid või nagu tähendused, mida me omistame. Et see patsiga, see peab olema tüdruk. Kuigi tegelikult ju pikkade juustega poisse on ka ja lühikeste juustega tüdrukud on ka. Aga need on jälle need tähistamised ja sümbolid. Aga vaadake nüüd hästi hoolega, et poisil on leib peas, tüdrukul on sai peas. Leib teeb targaks. Ma ei ole 100% kindel, mis selle reklaami lugu oli tegelikult. Mul ei ole olnud võimalik intervjueerida seda tegijat, aga lihtsalt see on nii võigas. Ja eelkõige just sellepärast, et vaadake ka, kuhu poole nad vaatavad. Et poiss vaatab nagu tulevikku, progress, see, mille poole me liigume. Tüdruk vaatab minevikku. Ei ole nagu hea visuaalne lugu, mida see räägib. Pretty sexist, ütleme ausalt. Nii, siit me saame veel liikuda igasuguste asjade juurde. No näiteks tsenterääred on siis see, et hästi tähtsad elemendid pannakse keskele. Keskmine on tähtis, äärealad on perifeeria, sinna pannakse need asjad, mis ei ole võib-olla nii tähtsad. Et mõelge teinekord, kui te vaatate, kuidas mingisuguseid gruppe või mingisuguseid ülevaateid teile esitatakse. Keskel on see, mida looja on pidanud tõenäoliselt oluliseks. Kui see just ei ole kunstilise pretensiooniga foto, seal keskel ei pruugi tähendada seda, et see on kõige tähtsam. Aga ütleme, nagu kõik igasugused tarbetekstid ja sellised
igapäevaselt loodavad tekstid, et seal kipub olema see tsenter ikkagi kõige tähtsam. Ja siin on taaskord siis üks näide sellest, kuidas on üks foto võetud lahti ja analüüsitud siin nii distantsi, kontakti, seda, kas see on horisontaalne või siis on ta kuidagi nagu üles või alla pandud kaamera. Samuti on vaadatud siin värvide ja saturatsiooni ja kõige sellega seonduvat ning üldist modaalsust ka. Et siin on siis rakendatud neid erinevaid elemente, millest me siin täna pikemalt oleme rääkinud. Rohkem saate lugeda siit kaudu. Istumise ideoloogia on nagu eraldi selline uurimisvaldkond, kus on nagu jälgitud seda, et keda näidatakse istuvana ja miks. Miks mõned inimesed pannakse piltidel istuma. Ja siin üks selline klassikaline näide on siis seda tüüpi fotod, maalid, kõik muud säärased, kus siis ma ei tea, perepea, kuningas, kes iganes istus ja siis kõik teised, kes teda teenivad, naine seal hulgas ja väga ajalooliselt küll, siis kõik teised seisid tema ümber. Et nagu see, kes sai endale lubada istumist, oli boss. Ja seda elementi me näeme tegelikult päris palju. Siin veel lisaks ka muidugi väga sellised loomulikult hängivad naised, mis sümboliseerivad seda, et Tanel Padar on nii vägev mees, et tal on ikkagi valikut ja seksuaalset promiskuiteeti ta on võimalik harrastada. Ehk siis, et ta on nii nagu tahetud mees, isaste seas parim, et see pilt räägib meile sellest. Plus tema istub. Siin üks neiu lamaka, aga tema istub ja veel provokatiivselt on ju. Siis mõnikord tehakse selliseid huvitavaid pilte. Ka see võiks minna istumise ideoloogia juurde, aga ma ei tea, ma eeldan, et te olete nagu mina ja teie jaokski tundub see pilt natukene kummaline. Vaadake korraks seda. See on Lukas Ilves, kes siis selles uudises teatas sellest, et ta on sisenemas poliitikasse ja kui te seda pilti vaatate, siis ta on ülekäigurajal, ta on liikluskeerise keskmes sellel vahesaarekesel. Ja ta istub maas. Ja ma ei tea, ma ei saa nagu sellest loogikast aru, sest kui mina oleksin Lukas Ilves või tema kommunikatsiooninõunik, siis ma ei oleks iialgi lubanud sellisel pildil juhtuda. Ja te võite nüüd ise mõelda, nagu miks? Ehkki fotograaf on näinud ka tema tasandile, nagu on näinud seda nagu horisontaalset sidet temaga. Sellegi poolest ta tundub nõrk. Ta tundub nagu taks tänaval kokku kukkunud joodik, midagi juhtunud, terviserikke. Ta istub väga ebasobivas kohas selleks. See läheb konventsioonidega vastu olla. See on inimene versus liiklus muidugi, kui ta oleks mingi protestiks millegi vastu, siis oleks päris hea pilt. Aga ta läks poliitikasse ju. Aga miks ta istub see? Miks ta laseb endast üle sõita? Nagu mõelge kõikidele nende nagu metafoori tasandil, mis lugu see pilt meile räägib. PR mõttes või nagu kommunikatsiooni juhtimise mõttes see ei ole hea pilt. Fotograafi mõttes väga intrigeeriv pilt, see paneb meid mõtlema. Aga tõepoolest tasub meeles pidada seda, et maas lamamisega ei seostata meil nagu aktiivseid tugevaid poliitikuid. Samuti see pilt oli väga huvitav valik, et Kaja Kallas siis jooksis põhimõtteliselt ühele koosolekule ja siis teda tabati sellise jooksu pealt ja tõenäoliselt see on lihtsalt nagu Tiit Plaat arvas, et see on nagu äge pilt. Kaja Kallas, kuidas peaminister jookseb koosolekul, jumala lahe, äge pilt. Aga teiselt poolt see jätab nagu ikkagi natuke siukse nagu sekretäri mulje. On ju, nagu peaminister või sekretär. Sekretäri staatus ei ole kõrge. Need ongi need inimesed, kes peavad jooksma, sest et mul on vaja. Et mõelge, mis lugu see räägib. Ja samuti on naispeaministrite puhul kohe eraldi žanriks on saanud see, kus inimesed jälgivad seda, kuidas naised seisavad ja kuidas mehed seisavad. Ehk siis kui palju ruumi võtavad mehed ja naised. Te saate seda ise jälgida näiteks, kui te lähete, ma ei tea, sõidate bussis, ühistranspordis, kus on nagu pinke igas erinevas suunas. Vaadake, kuidas naised ja mehed istuvad. Nagu, kui palju nad ruumi võtavad või kuidas inimesed tänaval kõnnivad, kes astub eest ära, kes kõnnib otsa ja kes astub eest ära, kes annab ruumi ja kes võtab ruumi. Ja kuna naistele on suhteliselt tüdrukust saati ikkagi õpetatud seda, et hea tüdruk ei võta ruumi. Ta hoiab jalad koos, ta ei laiuta, ta ei lösuta, ta on viisakas, ta ei vehi,
ta ei võta ruumi, ta räägib vaikselt, ka hääle mõttes ei võta ruumi, siis me näeme neid selliseid nagu kajasid sellest, neid kajasid näeme me igal pool. Nagu näiteks see pilt on ju, et kui peaks arvama, et kes see peaminister on, siis jah, kõik siin on suht palju võtavad ruumi, harkis jalad ja käed on taskus niimoodi natukene laiali nukid ja et ma võtan ruumi, ma olen tähtis siin maailmas. Ja siis on selline käed koos, kõik koos, selline paus hoitud naine. Samamoodi siin näeme Kaja Kallas käed selja taga, võtame vähe ruumi. Või siin käsi niimoodi isegi, selline natuke kaitsesse pandud. Mailis Reps on juba vana kala, natukene nagu ette tulnud vähemalt käed on juba. Aga see on ka huvitav žanr, mida tasub jälgida. Ja siin siis on jällegi välja pakutud veel konkreetsemalt üks selline analüüsi kategooria, kui te kunagi hakkate tegema, siis võib-olla need slaidid tulevad teile abiks. See sama asi, millest me juba eespool rääkisime, aga siin on siis nagu natukene võetud veel väiksemateks kategooriateks. Ja siin siis püütud seda modaalsust ka avada. Nii, näete, siin on tehtud Beyoncéle ka samamoodi analüüsi. Ja siin siis taaskord käitumise analüüsi kategooriad, mida te saategi võtta täiesti nagu oma töödesse. Ja siin on lihtsalt siis mõned näited nendest, kuidas meile esitatakse filmides näiteks ülevalt ja alt rakursside halbu ja häid tegelasi ja neid lugusid. Et kui ta on maas, siis ta on haavatav, õrn, nõrk, on ju, väike laps, ei, meie jumalate, teiste jumalate ja superkangelaste meelevallast, võimukas, kuri, tugev, ebaõiglane võib-olla isegi, hirmu äratav natuke. Et need rakursid räägivad meile lugusid. Mõned märksõnad veel siis. Te võite vaadata siin semiootikute poole natukene pikema pilguga, kui see teid teemasid huvitab ja denotatsioonist ja konnotatsioonist me juba rääkisime, et mida need sõnad tähendavad, aga lihtsalt vaadake neid pilte ka siin juures, et nagu, mis lugusid need siis räägivad. Et denotatiivsel tasandil ma näen siin, et on mingid kollased mütsid ja midagi siin toimub. Konnotatiivsel tasandil mul äkki tuleb Ku Klux Klan meelde, on ju? Et nagu mingi klannivärk ja mingi rassism või on ju? Kummaline, et kollane, aga minu esimene konnotatsioon on see. Ja siis tegelikult reklaamikampaania, selle Risso toiduõli või mis iganes toiduõli liidu mingi teavituskampaania. Ja nemad ütlesid, ei, mis Ku Klux Klan on ja teed, see on Santa Samanta või ma ei mäleta isegi täpselt, mis see oli, aga üks Hispaania selline püha, kus kõigil on kollased sellised mütsid. Kuidas te ei tea, on ju? Ja enamus inimesi olid nagu, see on Ku Klux Klan. Ehk siis see, mida autor on mõelnud vahetevahel ei olegi tähtis, kui auditoorium võtab selle hoopis teise koodiga vastu. Ja siin on siis palju selliseid erinevaid näiteid, kus meile esitatakse inimesi, objekte kui millegi sümboleid. See punane Ferrari ei ole lihtsalt punane auto, see on millegi sümbol. See naine siin põrandal maas ei ole lihtsalt naine põrandal maas. See sümboliseerib meile kõikvõimalikke võimusuhteid. Riided võivad olla sümbol, näiteks kui me vaatame siin, need on lihtsalt minu enda lemmikud sellised näited, et kus on lihtsalt inimene on pannud selga midagi sellist, mis pildil näeb natukene teine välja. Konnotatsioon võib olla nagu burlesk ja bordell võib olla isegi, et sellised nagu suured poad ja ekstravagantsed Eurovisioon, aga ma ei ole kindel, kas nagu siin on maitse asi, siin on moe küsimus, ma olen sellega ettevaatlik. Aga esimesed konnotatsioonid, et siin oli näiteks üks selline vahele jäänud ametnik. Ta nägi siin nagu ütleme, ma hakkan takerduma, aga riided on ka kommunikatsioon. Emojidega võib väga puusse panna, kuna nende tähendus võib ajas ja kontekstides väga muutuda, et siin näiteks on natukene võib-olla kelmikalt kasutatud emojisid, aga neid näiteid muidugi on palju. Ja siis need lamamised. Ikkagi see on jälle see, kellele sa võimu annad pildil. Et siin me näeme naine lamab. Siin me näeme naine lamab. Ehk siis, et siin mängitakse tegelikult, mida need pildid meile ütlevad, on see, et tule ja seksi minuga. Ma olen valmis. Ärme nagu ma ei suhkrusta siin midagi. Need pildid kommunikeerivad väga selgelt nagu teatud sõnumeid.
naiste kohta on hästi palju näiteid nendes uuringutes, aga meeste ja maskuliinsuse kohta aina enam ka, sest et tegelikult ju meeste kohta käivad sellised visuaalsed stereotüübid suht sarnaselt nagu väga üheplaanilised. Sa kas oled, ma olen macho mees ja mul on teravallid silmad ja suured kruunihased, onju. Või siis ma olen juba selline hallipäine, well-established, rikas mees. Et nagu sa pead olema kas tugev macho või rikas salt and pepper või see hallinevate juustega selline erudeeritud mees. Ja sinna vahele nagu, mis jääb? Mitte palju, onju. Et stereotüübid on saatanast, ütleme niimoodi, see ei anna meil võimalusi olla meie ise. Naiste puhul on siis jah, ma isegi täna ei hakka võib-olla siin pikemalt nagu rändama, et see olgu mõne teise aine ja teise ainekursuse teema, aga siin on uuringuid on väga palju, just eriti reklaaminduse alal, et neid tasub välja otsida. Jah, mõned lemmikud aastate jooksul kokku kogutud, et kus meile näidatakse inimesi, objekte, kas ta on inimene või objekt, üsnagi seksualiseeritult ja nüüd loodetavasti on teil juba teatud selliseid asju meelde jäänud sellest loengust, mis räägivad meile, mis võib olla nende visuaalide probleem. Et miks see võib häirida inimesi, mis nagu tähendusi need võivad kanda. See oli täielik horror, kus siis Postimees oli otsustanud panna sellise pildi perevägivallast rääkiva loo juurde ja reklaam oli ka hästi toredasti ebasobiv siia juurde. Et see oli selline kombo, et ma igaks juks tegin 3 screenshot, et kui midagi juhtub, siis üks ikka jääb alles ja üks sai õigesti peale, ärge küsige miks, aga see oli lihtsalt minu jaoks täielik üllatus, et selline fopa on võimalik. Ja miks see kõik tähtis on, et just see soo temaatika on sellepärast, et kui me harjume ära, et mehi näidatakse nii ja naisi näidatakse nii, siis meie väike ahvi aju arvab, et mehed ongi sellised, naised ongi sellised. Ja siis Andres Rannamäed arvavad, et on okei kirjutada selliseid kommentaare avalikus inforuumis. Jep, I did that. Tühistame mõned inimesed, on ju. Niisiis, et võtta kokku, võite vaadata selliseid asju visuaalide analüüsis, aga võite ka vaadata hoopis muid asju. Võtke ette need raamatud, mida me soovitasime siin kamba peal, oleme kärgajuga need välja peilinud. Mõned neist on üsna vanad, aga uskuge mind, sealt on nii mõndagi veel kaasa võtta. Ja see on hästi põnev uurimisvaldkond ja uurimismeetod, mis ma arvan võib teile tulla vägagi kasuks. Aitäh, et te kuulasite ja vaatasite ja loodetavasti näeme juba varsti.